Nii, tere kõigile! Käes on siis meie teine selleaastane Akadeemia Ampsude veebiseminar, kus kuuleme jälle põnevaid õpirändelugusid karjäärispetsialistidelt. Aga väikene sissejuhatus klassikaliselt ka ikkagi. Et mis see Akadeemia siis on? Ikka räägime iga kord üle, et tõesti alates siis 92. aastast on Euroguidance keskused Euroopas juba õpirändega tegelenud ja hea meel on tõdeda, et avastasime Margitiga sel aastal, et 25. juubel on Eestis Akadeemia mõistes ehk siis väga märgiline ja suur tähtpäev. Ja see Akadeemia õpiränne siis on võimalus tõesti karjäärispetsialistidel minna teise riiki tutvuma sealsete süsteemidega, sealsete spetsialistidega, mitte ainult sealsete süsteemidega, sest tulevad ju spetsialistid kokku üle Euroopa ja saab tõesti rohkem kui selle ühe riigi kogemusi kuulda, näha. Et siiamaani väga positiivse tagasisidega ja sellel aastal siis oli Akadeemias 18 Euroopa riiki ja programmi, 209 osalejat ja meid Eestis siis külastas 12 spetsialisti 9 riigist ja juba teist aastat teeme me seda kahasse siis Rootsiga ehk siis need 12 spetsialisti said külastada nii Rootsit kui Eestit. Ja igati positiivne tagasiside oli sellele ja Eestist välja rändas siis 10 spetsialisti ehk siis 5 jagasid oma kogemust esimesel Akadeemia Ampsude veebiseminaril, mida saate kenasti järele kuulata ja vaadata. Ja 5 siis jagab oma kogemust täna ja 6 riiki ehk siis täna 3 riiki veel jagada. Ja saatvateks organisatsioonideks olid siis Eesti Töötukassa, karjäärinõustajate ühing ja sel aastal siis ka Tallinna Tehnikaülikool omalt poolt ühe spetsialisti saatis. Ja väikene kokkulepete ülekäimine ka, et panime tänase kohtumise salvestama, et kõik, kes täna siin olla ei saa, saavad järgi vaadata, kuulata ja ka teie ise, et kui on midagi vaja järgi vaadata või mõni asi jääb nii-öelda meelde mõlkuma, et kuidas see täpselt oli, siis saab kenasti järgi vaadata ja kellel vähegi võimalik, hoidke kaamerad sees, esinejad kindlasti. Ja olge uudishimulikud ja küsige, et iga ettekande lõppu me oleme arvestanud sellised paar minutit küsimusteks. Ja küsida saate siis nii mikrofoni avades kui ka siia chatti kirjutades, et seda chatti ka jälgin paralleelselt. Ja siis ongi meil teele minek, et alustame Saksamaa kogemusega ja Margit alustab sellega. Jagab kohe ise slaide, kui ma enda jagamise lõpetan ja siis sealt lähme edasi Iirimaa kogemusega, kus Katrin ja Ülla jagavad oma kogemusi, mis nad Iirimaalt kaasa tõid ja kõige värskemad rändajad Anu ja Reelika siis jagavad Rumeenia kogemusi üsna värskelt tagasi saabunutena. Ja siis võtame juba selle nii-öelda kohtumise ja 3 riigi kogemused põgusalt kokku ja oleme oluliselt rikkamad õpirände kogemuste mõistes. Aga mina nüüd tõesti lõpetan jagamise ja annan sõna Margitile, kes siis räägib sellest, mis ta Bonnis nägi, kuulis. Tere kõigile, mina olen siis Margit Alliksaar ja mina käisin siis õpirändes Saksamaal Bonnis ja töötan mina siis praegu karjäärinõustajana Eesti Töötukassas. Nii, slaidid ei liiguvad. Siin siis vastuvõttev siis vasakul pool Saksamaa siis tööhõiveamet maja, 9-korruseline hoone Bonnis ja osalejaid oli meid siis 9 8 riigist ja pildil on siis ka vastuvõtja Saksamaa 3 karjäärinõustajat. Ja meie vastuvõtjad siis karjäärinõustajad Bonni tööturuametist tutvustasid meile Saksamaa haridussüsteemi ja oma tööd.
Esiteks siis Saksamaa haridussüsteemi iseloomustab väga föderalism. Seda haridussüsteemi koordineerib küll riik, aga hariduspoliitika eest vastutavad peamiselt siis 16 liidumaad. Nad kehtestavad ise oma õppekavad, koolitüübid, lõpetamisnõuded, mistõttu esineb siis märkimisväärseid piirkondlikke erinevusi. Pärast põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist suunduvad siis õpilased kas kutseõppesse või kõrgkooli ja lähemalt ja pikemalt tutvustati meile siis duaalõpet ehk kaksikõpet, mis ühendab endas siis ettevõttes toimuva tööalase väljaõppe kutsekoolis toimuva klassiruumis õppimisega 325 tunnustatud õppekaval. Lisaks töötavad siis need Tööbüroameti karjäärinõustajad ka KOA programmi alusel, Kein Abschluss ohne Anschluss. See on siis Nordrhein-Westfaleni liidumaa süstemaatiline lähenemisviis karjääri ja õpingute suunamisele, mis on integreeritud igasse põhikooli alates 8. klassist. Karjäärinõustajad käivad siis koolides, pakuvad selle KOA raames individuaalset karjäärinõustamist, töötube, teevad enesehindamisteste, korraldatakse ja osaletakse infopäevadel, praktikakohtade messidel, kooliprojektides, ülikoolide tutvustuspäevadel, vahetusprogrammides. Lisaks veel siis mitte nüüd ainult selle KOA programmi raames, aga veel ka vajadusel siis CV koostamine, info jagamine vaheaasta kutseõppe rahaliste küsimuste osas, praktikakohtade osas ja pakutakse ka nõustamist vanematele. Teisel päeval käisime siis Bonni ülikooli rahvusvaheliste suhete osakonda külastamas. Slaidil siis kõik see, millega ülikooli karjäärinõustajad tegelevad, aga et ülikoolil on väga hea koostöö Bonni siis tööhõiveametiga. Nii ülikooli karjäärinõustajad kui ka siis tööhõiveameti karjäärinõustajad teevad omavahel tihedat koostööd. Koostöö toimib õpetajatega ja nad ka suunavad õpilasi või siis üliõpilasi vajaduse korral üksteise juurde. Kui see külastus sai läbi, siis oli väga hea võimalus osaleda veebi teel ühes ülikooli loengus, mida siis professor Motsikemba pidas siis Saksamaal ülikoolis karjäärinõustajateks õppivatele inimestele, tudengitele. Ja see professor Motsikemba tõi välja siis nõustajate jaoks sügava mediatiseerumise väljakutsed, 5 olulist nõuannet karjäärinõustajatele. Ma panin siia ka slaidile, tõlkisin deeple.com abil, kui tõlge natuke kandiline on, aga põhiküsimus oli ja professor suunas siis mõtlema, et mis on sinu jaoks karjäärinõustamise tuum. Pärast seda külastasime siis kutsealast infokeskust BIS ehk siis Berufsinformationszentrum ja oli see siis sarnane meil Eestis karjäärikeskusele, erinevus lihtsalt, et tal rõhuasetusega infokeskusele. Asus ta sellesama siis Tööturuameti esimesel korrusel. Selle BIS infokeskuse eesmärgiks on tutvustada tööd ja elukutseid. Sealt saab infot haridusõppimisvõimaluste kohta, sisseastumistingimuste kohta, üldse siis karjäärivõimaluste kohta infot Saksamaa piires. Neil on siis kasutusel tahvlid, kuhu on siis laetud juba erinevad äpid, mida sa saad seal siis koha peal uurida, tutvuda, teha siis teste YouTube'is, ametivideoid vaadata ja kui külastab siis kooligrupp seda keskust näiteks, siis on ka VR-prillid olemas, kuhu siis on salvestatud väga mitmeid videosid siis erinevatest töökohtadest, kus siis inimene tutvustab oma siis tööd. 3. päeval tegelesime siis näidisjuhtumi aruteludega, kus siis iga osaleja tõi välja, kuidas tema siis seda klienti toetaks ja kuidas tema riigis erinevad süsteemid klienti toetada saaks. Pärast seda, 3. päeva pärastlõunal külastasime siis Heinrich Hertzi kutsekooli, mis siis põhiliselt õpetab Saksamaa duaalse kutseõppesüsteemi järgi. Kooli direktor siis selgitas veel korra seda duaalõpet. Kui siis
16–20-aastane noor, need on need põhilised õpilased, kes seal kutsekoolis siis vanusegrupis õpivad. Noor kandideerib praktikakohale ettevõttesse, sõlmib tööandjaga lepingu, hakkab käima tööpraktikal ja saab ka palka, sõltuvalt siis erialast 700–1000 eurot kuus. Ettevõte on kohustus ja vastutus, et ta võtab kutsekooliga ühendust ja suunab selle noore, kelle ta on praktikatööle võtnud, kutsekooli. Kool võimaldab siis sellele noorele sobiva õppekava ja 3 aasta pärast teeb õpilane kutseeksami ja lõpetab siis selle kutsekooli. 4. päeval siis külastasime Saksamaa kutsehariduse föderaalinstituuti BIP, Bundesinstitut für Berufsbildung, ja see instituut siis tegeleb kutsehariduse ja kutsekoolituste ja praktikate uurimise, arendamisega ka teaduspõhiselt. See BIP töötab siis Haridusministeeriumi seaduste alusel, nad uuendavad õppekavasid, kutseid, korraldavad eksameid, umbes nagu Eestis Harno ja Kutsekoda ja veel mõned asutused, kõik ühes majas. Meil on nad siis nagu eraldi. Ja meile siis selgitati veel 3. korda üle, mis asi see duaalõpe on, kuidas see siis toimib. 50% noortest sakslastest õpivad duaalsüsteemis. Erinevus siis tavalise kutseõppe ja duaalõppe vahel on see, et duaalõppes 70% on ettevõttes ja 30% koolis ja kestab siis see duaalõppe 2–3,5 aastat. Kõik erialad ei saa duaalse õppe järgi õppida. See näiteks toodi siis medõed, et nemad õpivad siis ikkagi selles kutsekoolipõhises õppes. Aga duaalõppes on siis 4 põhipunkti. 2 õppimiskohta, töökoht ja kutsekool. Olulised on siis need vastuvõtutingimused, et see noor peab leidma siis endale potentsiaalse tööandja, vaatama läbi kõik vabad praktikatöökohad, esitama siis avalduse tööandjale, läbima kogu siis selle töövestluse protsessi ja siis saab allkirjastada selle praktikalepingu. Ja on mitmeid veebipõhiseid platvorme, kust neid praktikatöökohti siis leiab. Leiab seal siis selle Tööturuameti kodulehelt, aga põhiliselt tööandjate kodulehelt. Ja kui noor jääb hätta, siis ta saab pöörduda karjäärinõustaja poole, et karjäärinõustaja siis aitab seda praktika kohta siis leida. Ja praktikalepingus on siis samad lepingu osad, mis töölepinguski, need on seal kirjas. Ja oluline on siis märkida, et kui palju mingile ametile siis õppima võetakse kutsekoolis, sõltub tööandjatest, mitte valitsusest ega ministeeriumist. See on Eestiga siis oluline erinevus, et tööandjad reguleerivad, palju neil töötajaid vaja on. Lisaks, kui siis see kool saab läbi, 3 aastat umbes, siis korraldab kutseühing lõpueksami. Eksam koosneb siis teoreetilisest ja praktilisest osast. Eksami komisjonis on 3 liiget, tööandja esindaja, kutsekooli õpetaja ja töötaja esindaja, kes seisab siis õppija õiguste ehk siis see õppija on samal ajal ju ka töötaja. Ja see kutseeksami tunnistus, kvalifikatsioon väljastatakse siis kutseühingu poolt ja on ametlikult Saksamaal tunnustatud. Ja edasi siis noor saab minna tööturule ja on siis variandid, et kas ta sõlmib nüüd töölepingu, praktikaleping lõpetatakse ära. Tööleping sõlmitakse kas esialgse väljaõppe andnud ettevõttega või siis ta võib kandideerida mõnda teise ettevõttesse ja minna tööle või ta võib jätkata õppimist ehk siis minna siis meie mõistes nagu kvalifikatsiooni edasi arendada siis kutseõppe siis standardijärgi tase 5 õppele või siis ta võib ka täitsa kandideerida ülikooli, et võimalusi on mitmeid. Ja toodi välja veel, et 1,32 miljonit praktikanti on siis aastas, õpib, töötab ja igal aastal siis 460 000 kuni 500 000 alustajat on siis Saksamaal sellel 325 tunnustatud õppekaval. See tähendab, et 5% kõigist töötajatest Saksamaal on praktikandid või siis õpipoisid.
ja umbes 90% nendest praktikantidest õpipoistest lõpetab edukalt oma duaalse need õpingud kutsehariduse programmi ja 76% neist võetakse tööle oma praktikakohas ehk noortetöötus Saksamaal siis statistika järgi on alla 5%. Meil Eestis noorte registreeritud töötuste arv praegu on 25%. Et selline erinevus siis Eestiga. Ja lõppkokkuvõttes siis 4 päeva kokkuvõtteks mõtestasid siis osalejad Legode abil kõike kogetut ja läbi enda siis meisterdatu. Loomulikult osalejariigid jagasid ka siis oma riigi parimaid nagu praktikaid ja ka siis veebis olevaid ingliskeelseid karjääriteemalisi materjale, et võib nagu julgesti vaadata, kellele siis huvi pakub. Lõpetuseks soovin siis tänada ikkagi Euroguidance Eestit, oma tööandjat Eesti Töötukassat ja üldse Eesti karjäärispetsialistide kogukonda, kuhu ma siis kuulun, et ma sain nii kasuliku ja ägeda õpirände kogemuse. Nagu pildilt nähagi, kõik on võimalik. Kui elevant võib oma londi peal seista, suudan ka mina kõik edasised väljakutsed vastu võtta. Aitäh! Aitäh sulle, Margit. Kas kellelgi on küsimusi Margitile? Mul on üks küsimus. Kuidas seal selle kutseharidusega on, et kui Eestis pigem valitakse gümnaasium, et kuidas Saksamaal on siis selle populaarsusega? Pigem ülikõrge, et pooled 50% valivad selle duaalse kutseõppe. Sest selle lõpetamise protsent ja tööle saamise protsent on ikka ülikõrge. Et see on väga populaarne. Meie olime Iirimaal ja Iirimaal just vastupidi on madal ja nad tõid selle välja, et pigem lapsevanemad ütlevadki, et gümnaasium, sa pead minema gümnaasiumisse ja kutsekool on seal kuskil valikute lõpus, nagu meil Eestis. Selles mõttes lihtsalt. Seal on ikka väga pikaajaline traditsioon, sest nad tõid välja veel just, et seesama, et kuna 50% läheb, siis tegelikult ütleme 50% tööealisest elanikkonnast ongi sellega lõpetanud, et vanemad ise on selle lõpetanud, nad näevad selle kasutegurit. Selge, aga aitäh! Veel küsimusi? Ma küsin vahepeal ise siis. Sa rääkisid, et te lahendasite nii-öelda üheskoos ka mingeid juhtumeid. Et kas sealt oli mingeid selliseid märkamisi, et kuidas võib-olla teiste riikide esindajad või mis märkamisi sealt nende juhtumite lahendamisest tuli? Erinevusi ei ole, et ikkagi ajame siin Eestis karjäärinõustamisega täpselt samamoodi, et võimalikult siis kliendikeskselt, õppijakeskselt, inimesekeskselt nagu läheneda, et võib-olla just selles süsteemsuses, et kuidas riikide poolt on nagu, mis erinevad programmid või kuidas lähenetud, et selles, aga et sisu mõttes ei erinevusi ei olnud. Et ikkagi kõige esmane on ikkagi see inimene. Aga kas üldiselt programmis tuli mõni niisugune metoodiline uus või vana meeldetuletus? Otseselt ei tulnud, aga et kuna meil seal osalejatest olid pooled siis, ütleme, 3 tükki olid siis, kes töötasid tööturuametis, ütleme mina, siis Türgi esindaja ja siis Itaaliast, siis oli üks töötas ülikooli juures karjäärinõustajad ja 2 tükki olid õpetajad, üks oli siis põhikoolis, kes tegeleb seal karjäärinõustamisega, annab seda ainet ja ka siis Hispaania õpetaja kutsekoolis, mis on siis kunstikutsekoolis seal Hispaanias, et siis tema näide nagu meeldis küll, et tema õpetab siis nagu ühe loenguna, paar kuud nii-öelda kestab see, et kuidas ta tõi välja, et ikkagi need pehmed oskused ehk need ülekantavad oskused, et need on nagu kõige tähtsam, et läbi nagu selle, et kuna ta on nagu kunstikutsekoolis seal, et sina kui toode, kuidas sa ennast siis nagu tutvustad, kuidas sa nagu eristud, et silma jääda, et see jäi nagu kõlama, et hästi nagu kõnetas. Aitäh sulle. Kellelgi veel küsimusi?
Kui ei ole, siis suur aitäh sulle, Margit, ja liigume edasi Iirimaale. Katrin ja Ülla, kas te proovite ise jagada oma ettekannet? Ja ma võin jagada, kohe proovin. See või mul on ka siin. Tuleb. Tuli, jah? Jah. Aga vist mitte päris esimene slaid. Nii. Jah, nüüd vist on, jah? Jaa, tava on teie. Nii, mina alustan. Ma annan siis märku, Katrin, kui sa vahetad slaidi, on ju? Jaa. Nii, tere veel kord. Et siis nii-öelda meie Katriniga käisime Iirimaal nii-öelda natuke vähem kui 6 aega tagasi. Nii võid. Et rahvast tegelikult oli päris palju, et seal kokku oli 13 riiki. Planeeritult pidi olema 20, aga kuna üks ei saanud, ehk siis nii-öelda 13 riiki ja 19 osalejat. Toimus kõik see siis nii-öelda pealinnas Dublinis ja et nii-öelda selline üldine eesmärk nüüd oligi, et neid süsteeme tutvustada, et kus, mis on, siis erinevaid kogemusi jagada, et tegelikult kõik riigid tegid oma ettekandeid, tutvustasid enda tööd, enda tegemisi, riigi nii-öelda vaateid, et hästi-hästi palju tegelikult uut infot või nagu nii-öelda ka näha sarnasusi. Ja siis loomulikult ikkagi see kontaktid ja tutvused ja kõik edaspidiseks vajalikud infod võib olla, et kellega koostööd teha kunagi. Järgne. 3 läbivad teemad, et siis näiteks süsteemid, et kuidas siis ongi igas riigis siis karjääri teema siis korraldatud koolis, täiskasvanutele, erinevates etappides noortele, siis nii-öelda see career management skills, nii-öelda see number 2 all see CMS, et siis, et millised nii-öelda siis oskused üldse, et millele tähelepanu pööratakse, et eneseanalüüs, valikute tegemine, üleminekute juhtimine ja siis õppimise planeerimine. Ja 3 siis ongi see, et võrdsus, et kuidas siis nii-öelda läheneda, et ikkagi kõigil oleks ligipääsetavus, kaasatus ja sotsiaalne õiglus ja et nii-öelda saaks kõik ikkagi vajaliku toe ja info kätte. Järgne. Iirimaal siis nii-öelda on FET ehk siis Further Education and Training, mis siis nii-öelda pakub siis sellist nii-öelda nõustamisteenust, et ongi siis mõeldud nii-öelda noortele alates 16, kes siis nii-öelda et on koolist juba lahkunud või siis nii-öelda eelkõige siis ka ikkagi täiskasvanud. Siis nende nii-öelda see tugi on seotud selle kvalifikatsiooni raamistikuga, millega tuleb või millest tuleb edaspidi natuke juttu ka. Ehk siis nii-öelda, et kui see inimene on siis nii-öelda selle kvalifikatsiooni tasemel 1–6, siis nii-öelda pakutakse talle tuge, et kuidas edasi jätkata. 39 kohta oli tegelikult üle riigi nii-öelda, kus neid siis nõustamisi pakutakse, et need on igal pool ja seal koolides, võid korra tagasi veel panna. Et nii-öelda koolides, kolledžites on igasugu nii-öelda info jagamist, erinevates keskustes ja kõik sellist nii-öelda.
ja siis ongi ikkagi head, et põhirõhk on see, et kuidas seda õppijat toetada siis üleminekutel, et kuna see põhirõhk oligi sellised, kellel on veel madalam haridus natukene, see 1–6 kvalifikatsioon näitabki seda, et siis nii-öelda kuidas seda edasi veel aidata ja toetada, et aina nii-öelda kõrgemale edasi liikuda. Nii, nüüd võib jätkata. Ja siin siis ongi nii-öelda see kvalifikatsiooni nii-öelda see raamistik, mis Iirimaal on, et seal on nii-öelda 10 taset. Ja et selle eesmärk ongi siis nii-öelda muuta need erinevad õpiteed võrreldavaks ja võimaldada sujuvalt liikumist ühelt tasemelt järgmisele. Kui näiteks ütleme, siin võib tuua, et see tase 7 on ütleme selline nii-öelda bakalaureusõppe 3 aastat, selline 180 ainepunkti. Ma arvan, jah, vähemalt see oli nii Iirimaa näitel, et Eestis vist äkki on sarnane või ma ei teagi, palju need Eestis punktid just. Et aga näiteks, et tasemel 8 on näiteks 3–4 aastat, seal on 180–240 punkti siis. Ehk kui näiteks tahta minna magistrisse, siis, mis on tase 9, siis tegelikult sul võib olla 7 tase, aga siis sa pead võtma ühe lisaaasta veel. Või kui sul on juba tase 8, siis saad automaatselt edasi minna nii-öelda magistriõppesse. Ja et nii-öelda lugesin lisainfona seda, et ka töökuulutustel on välja toodud sageli nii-öelda, mis kvalifikatsiooni tase sul on. Ehk siis nii-öelda, et vahet ei ole, kus sa mida õppisid või nii-öelda mis koolis, et pigem on välja toodud see nii-öelda kvalifikatsiooni number, mis on nõudmine näiteks. Nii võib jätkata. Ja et siis, jah, nagu ma enne korra mainisin, see FET nii-öelda, et see 39, seda nii-öelda, siis et teenust üle Iirimaa ja 16 piirkonda nii-öelda ja et toimubki see erinevates kohtades ja et see on selline, seal on nii-öelda ka, et pakuvad nii-öelda üle 1000 kursuse, kus siis nii-öelda saab lisateadmisi lisaks karjäärinõustamistele, et kuidas mida edasi liikuda, oma huvisid avastada ja ka nii-öelda hobid, et millised võimalused üldse on ja kõik sellised, et toetada nende planeerimist. Nii, võib jätkata. Ja ma võtan siit siis üle, et Iirimaal on ka välja töötatud elukestva nõustamise strateegia siis aastani 2030. Ja ikka need samad teemad, mis ilmselt kõigis riikides kõnetavad, et karjääriteenused oleksid nähtavad, et nad oleksid kvaliteetsed, et see ligipääs oleks kõigile tagatud ja siis karjääri nõustamise oskused oleksid siis ka samamoodi kvaliteetsed ja kättesaadavad ja et see karjääritugi, nende strateegia mõte ongi see, et see karjääritugi peaks olema siis nagu ühtlaselt kvaliteetne ja kogu elukaare vältel kättesaadav siis sõltumata sellest vanusest või inimese sotsiaalsest tasemest või siis sellest, mis positsioonil ta parasjagu elus on. Ja ma arvan, et nii nagu ka Eestis on need samad kriitilised küsimused, et kas kõigil õppijatel ikkagi on võrdne ligipääs, et kas rõhk peaks olema siis selle nõustatava endal või ikkagi siis ka karjäärinõustajal või selle teenusepakkujal. Ja kas see tugi ehk siis see karjääriteenus, kas ta sobib õppijaga kultuurilise ja sotsiaalse taustaga. Ja siit edasi kohe jõuamegi selle sotsiaalse õigluse juurde karjääritöös, et arutelude käigust Iirimaal jäi siis kõlama, et karjäärivalikud ei ole ainult õppija vastutus, et nõustaja peaks märkama ka takistusi, et mida õppija või siis ka täiskasvanu töötav inimene üksinda ületada ei saa, et need on erinevad barjäärid, majanduslikud, keelelised, digioskustega seotud,
ka koormus, tervis, ligipääsetavus teenustele ja ka karjääriteenuste disain. Et jah, et see peamine sõnum, et seda vastutust ei tohiks panna ainult siis nõustatavale, vaid see peaks olema koostöö koos siis selle karjäärispetsialisti või selle teenuse osutajaga. Et selles suhtes ikkagi nagu sama põhimõte nagu ka Eestis. Ja tutvustati ka erinevaid meetodeid, et ma ütleks, et meie kogemus või meie õpiränne oli pigem selline teoreetiline ja ei olnud väga sellist praktilist läbitegemist, et me kuulasime erinevate riikide kogemusi, aga jah, natuke nagu võib-olla jäi puudu sellest, et oleks tahtnud ise ka praktiliselt rohkem läbi teha. Aga kasutatakse üldiselt neid samu meetodeid, et see on siis olukorra analüüs, tegevuste kaardistamine, siis otsuste tegemine, kasutatakse ka erinevaid karjäärikaarte selle nõustamise läbiviimiseks, et selles suhtes nagu sarnased praktikad nagu ka Eestis. Ja üldplaanis jah, et riikidel on tegelikult küsimused ja teemad sarnased, et lähenemised küll on erinevad, et kellel on seal võib-olla paremini arenenud erinevad veebikeskkonnad, ütleme, kus saab siis ennast analüüsida, kes on digitaalselt ja e-riigina võib-olla nagu vähem arenenud, aga teemad on samad, et see vastutuse jaotamine, et kuidas jaotada vastutust koolide, tööturu ja siis näiteks tööandjate kohalike teenusepakkujate vahel, et kuidas jõuab tugi õppijateni, kuidas toetada neid täiskasvanuid ja kuidas hoida seda teenuse kvaliteeti, et ta oleks ikkagi kõigile võrdne ja kvaliteetne kõigis piirkondades, et jällegi võib tuua selle paralleeli Eestiga, et me ju siin täpselt samade teemadega tegelikult ka tegeleme. Ja siis õppimiskohtadena Eesti ja kooli kontekstis, et toongi välja seda, et õpirände võib-olla kõige praktilisem väärtus ja miks ka kutsun üles kõiki seda võimalust kasutama, on siis näha ja kuulda nende teiste riikide praktikaid. Ja võib-olla ka tõdeda seda, et tegelikult meil on samamoodi või teil on ka nii, et seesama Iirimaa näide, et see kutsehariduse ebapopulaarsus, et mina, kes ma ise töötan kutsekoolis kutseõpetajana, siis kohe nii-öelda tundsin seda niisugust ühisosa, et jah, et samad probleemid. Et jah, et siis karjääri või ütleme nagu praktikad, mis siis kaasa võtta või nii-öelda need mõtted, et tee see karjääritugi nähtavaks erinevate tööriistadega, eneseanalüüsid, eesmärgistamised ja kindlasti koostöö koolide, tugikeskuste, nõustajate ja muidugi ka see võrgustumine, mis toetab. Nii, Ülla. Nii siis nii-öelda tutvustati meile siis seda karjääriportaali, et tegelikult kõik võivad sinna minna, kuna Iirimaa enamus on ingliskeelne, siis tegelikult see portaal veebileht on ka inglise keeles, et meie tegime kohapeal seal enda kasutajad ka, aga see on hästi-hästi mahukas ja suur asi nii-öelda, et selles suhtes, et igaüks võib ise sealt endale otsida juba põnevat infot, et selles suhtes, miks ta ongi mahukas, on ta tegelikult juba see, et on aastast 2008, et seda on hästi pikalt kaua tehtud, arendatud, täiendatud. Eelmisel aastal oli üle 4,2 miljoni külastuse, et tegelikult on ta ikkagi väga populaarne ka Iirimaal ja et
on partneriteks neil siis ikkagi hästi palju organisatsioone, nii ütleme avalikus kui ka erasektorist ja ikkagi koolidega tehakse tihedat koostööd, et kõik see õigeaegne info oleks seal ikkagi kättesaadav ka. Et seal ikkagi oli päris mitmeid ikkagi inimesi palgal ka, et tõesti seda veebilehte hallata. Kasutajatel on ta tegelikult tasuta, et seal ainult 4 tasulist eriprogrammi, mis on juba hästi sellised mahukad ja ikkagi spetsialistile võib-olla head, et need on siis tasulised, aga et selles suhtes, et saab ikkagi tasuta versioonis ka ikkagi väga palju võib-olla sellist huvitavat infot. Nii, järgne. Ja et selles suhtes, et põhimõtteliselt sihtgrupiks tegelikult, oleme ausad, võib-olla peaaegu igaüks on seal õpilane, tööotsija, lapsevanem, spetsialist nõustajana, et vastavalt siis oma rollile saad seda kohe otsest infot ka. Siis on erinevad kõik need kursused, õppimisvõimalused, karjääriinfod, ametite tutvustamised on seal, praktikakohad, hästi palju tööpakkumisi sealt ka liigub läbi ja siis seaded tööriistad nõustajatele. Järgne. Siis meil tutvustati sellist joonist, et kes võib-olla on näinud, et siis 33 karjäärisektorit, mis on siis jagatud 7 karjäärivaldkonda. Ja et siis nad kasutavad ka seda joonist selle portaali ka kasutamiseks, et kõigepealt ongi see, et näiteks, et selle inimesega valitakse siis huvipakkuv sektor välja, uuritakse selle sektori sisu, et mis ametid, tööülesanded, palgad, vajalikud oskused, haridused seal on. Siis on võimalik saab portaalis ka juba edasi vaadata päris inimeste videoid, et day in the life, ehk sa päriselt näed, mida inimene seal tööl teeb. Siis järgmise sammuna võimalik veel vaadata erinevaid alajaotusi kasutada, et väiksemad osad, mis aitavad siis valikut kitsendada ja leida täpsemad huvist lähtuvalt juba infot. Siis saab vaadata karjäärivõimalusi ja kursusi, et mida saab õppida, et siis soovitud tööni jõuda. Ja siis ka 6. viimase sammuna tööriistana on siis see, et millised tööpakkumised ametid on hetkel tööturul. Ja selle WOW-i ehk World of Work joonise siis ka see kasulikkus ongi see, et ta aitab seostada huvid reaalse töömaailmaga, näitab selget teed haridusest karjäärini, võimaldab võrrelda erinevaid valdkondi ühes kohas ja siis toetab teadlikku karjäärivalikut. Et siis ongi see joonis lõimitud selle portaaliga. Järgne. Kuna ma mainisin, see portaal tegelikult on hästi-hästi mahukas ja meile tutvustati seda ainult suhteliselt põgusalt, siis ma ise huvi pärast otsisin välja ühe töölehe, mille siis sai ka ära tõlgitud, et üks, ütleme, noorsootöötaja ka katsetas, et see tegelikult praegu pildina on hästi väike, et võib-olla saab kuidagi kuskilt seda jagada, tegelikult noorsootöötaja katsetas seda noortega ja tal oligi sihtgrupiks 13–15 vanuses. Ja tekst ongi see, et noorsootöötaja teeb kaasab noori, et teha koos üks selline suurem projektüritus, midagi sellist. Ja et siis, et kellel millised huvid on, et siis saab vastavalt gruppidesse selekteerida. Ja noorte tagasiside tegelikult oli see, et uut infot oli selles suhtes nendeks vähe, nad juba teadsid, mis on nende tugevused, mis nende võib-olla oskused, huvid. Aga mis oli nendeks huvitav see, et kuna tuleb panna need 3 järjekorda, et mis ala meeskonnas ma tahaks olla, siis tegelikult noorte jaoks oli huvitav see, et kui erinevad need tähed on, ehk need 3 valikut. Et see oli nendeks selline põnev teadmine, et lihtsalt et võrrelda üksteist, et tegelikult, et kui palju on ka väiksest see ülesanne kogukonna projektis võib-olla erinevaid ülesandeid võimalik teha üldse. Nii, võib jätkata.
Ja meie väga niimoodi ringi ei käinud, et me olime siis 3 päeva, teisipäev, kolmapäev ja neljapäev oli meil nagu pool päeva ja siis esimene päev me olimegi selles ülikoolis koha peal, olid siis erinevate riikide need ettekanded ja teisel päeval ka pool päeva ja siis me läksime siis hariduskooli, mis on mõeldud intellektipuudega noortele. Ja see mind ennast isiklikult nagu hästi kõnetas, et nad teevad koostööd Dublini ülikooliga ja seal on siis võimalik 2-aastane õpe, et nad õpivadki selles hariduskoolis ja on loengud ka ülikoolis ja nad saavad bakalaureuse kraadi. Ja nad on täieõiguslikud tegelikult Dublini ülikooli üliõpilased ja minu meelest oli see nagu hästi tore ja riik seda finantseerib. Et seal tingimus oli see, et siis see vaimupuudega noor, ta peab ise suutma sõita autoga, et ta peab nagu nii palju suutma nagu iseendaga hakkama saada. Aga seal, ütleme, need muud puudujäägid ei ole määravad, aga et ta peab saama ise tulla kooli ja ta peab nagu iseendaga hakkama saama. Ja õpe on siis 2 aastat, nad õpivad selliseid pehmeid aineid, kunsti, kirjandust, aga ka õpivad, kuidas iseenda eest seista, kuidas tööle kandideerida ja nad lähevad ka koostöös tööandjatega, nad teevad ka praktikat ja paljud nendest saavad ka siis hiljem tööle, et see oli selline nagu väga huvitav ja hästi selline tore ettevõtmine. Ja siis sinna kandideerida või sinna kooli sisse astuda võivad siis absoluutselt kõik üle kogu riigi. Ja siis mida nagu karjäärinõustajana siis võiks sellest ka kaasa võtta, et see kaasava hariduse olulisus, et jällegi see teenuste ligipääsetavus, individuaalne lähenemine ja jällegi koostöö, mis on siis ikkagi võtmesõna. Ja mõned pildid ka, et kogu selle õppimise juures saime ikkagi tutvuda Dubliniga ja siis oli meil ka üks ühine õhtusöök esimese päeva õhtul, et siin on üks pilt, et siin ei ole küll kogu seltskonda peal, et meid oli natukene rohkem ja siis paar pilti on Dublini ülikoolist ja me siis veel neljapäeval, kui meil poolest päevast ära lõppes, siis me sõitsime Üllaga 30 minutit Dublinist välja ja siis tegime väikse sellise, ühes kalurikülas väikse sellise matka, et nautisime seda Iirimaa loodust ka. Ja aitäh selle võimaluse eest ja veel üks kord, et kutsun üles kõiki minema õpirändele, et see on nagu väga väärtuslik ja väga võimestav kogemus ja tutvuda uute inimestega, kuulata nende kogemusi ja nende praktikaid ja ka mitte ainult tööalast juttu, vaid ka nende riigist ja nende eripäradest, et väga tore oli. Aitäh! Aitäh teile oma kogemust jagamast. Kas kellelgi on küsimusi Ülele, Katrinile? Vist chati tuli tegelikult küsimus ju. Ja Anu kirjutas siin just sellest, et nemad seal Rumeenias ka kohtasid 2 väga inspireerivat tiirlast ja seal tuli see tugevus hästi esile ja küsis siia juurde, et mis te isiklikult oma töösse olete sealt kaasa haaranud. Mina võib-olla miks ma ka see töölehe tegin, et see oli nagu selline juba põnev, et seda saab ka praktiliselt päriselt kasutada, et kindlasti sealt portaalis on neid asju hästi palju veel. Et aga lihtsalt see võtab aega teda surfata ja läbi töötada, aga kasvõi see juba üks töölehtki on juba asi, mida saab päriselt juba kaasa võtta.
jah, et noh, nagu ma ka ütlesin, et meil väga sellist praktilist tegevust ei olnud, et me otseselt selliseid praktikaid ei saanud läbi harjutada, aga jah, võib-olla kõige väärtuslikum oligi selle portaali jagamine, et sealt saab küll neid materjale ja seda saab eesti keelde seal ka täiesti ümber tõlkida, et see on üks võimalus jah, kust võib-olla häid mõtteid koguda. Veel küsimusi? Eestlaslikud 3 sekundit vist ei tule. Aga suur aitäh teile jagamast ja saamegi nüüd minna siis hopsti Iirimaalt Rumeeniasse ja Reelika ja Anu, palun. Nii, Anu jagab meil, mina alustan siis, et meil oli 5-päevane õpiränne, olemegi nüüd nädal aega ilusti tagasi olnud, et eelmisel laupäeval siis tulime tagasi. Ma ei teinud nüüd nii põhjalikke slaide siin, kui eelkõnelejad on teinud. Ma pigem siis räägiks alguses sellest, palju meil kohal oli seal inimesed. Meil oli 14 osalejat 9 erinevast riigist. Oli Taani, Saksamaa, Iirimaa, Austria, Prantsusmaa, Ukraina, Norra ja Itaalia. Ja kuna 5 päeva, see oli vist kõige pikem õpiränne üldse, mis see programmis on tegelikult, aga sellele vaatamata need päevad olid meeletult täis. Meil oli kohutavalt tihe programm ja iga päev läks meil kohe esimesest päevast alates, läks meil kõik lõhki see ajakava, et me lõpetasime ikkagi iga päev vähemalt tund aega hiljem, kui me pidime, aga me kohanesime kiiresti ja see oli tegelikult lõpuks väga tore. Aga lihtsalt, et siis nagu mingid sisukaid tegevusi sinna peale õppekava ei tasunud planeerida, eks ole, et kuna me ikkagi põhimõtteliselt kell 7 lõpetasime, siis me läksime kõik õhisele õhtusöögile. Et me olime kogu aeg koos, mis oli ka jällegi hästi vahva, sest et meil kujunes selline hästi tore grupisuhe, et väga soojad suhted kujunesid kõigiga ja siin lõpetades ka voolasid pisarad ja oli nagu kahju lahkuda, et see oli natuke selline muinasjutuline, isegi teraapiline reis, kuidagi hästi nagu täiesti reaalsusest välja kohati. Nii et ma hästi soovitan juba siin alguses kohe ütlen ära, et minge kõik Rumeeniasse. Aga me seal siis iga päev erinevates koolides, me käisime ülikoolides, käisime ministeeriumis ka ja meil oli üks väljasõit ka siis Brašovisse, me sõitsime umbes 2 tundi, külastasime seal paari lossi, mida siis kõiki neid ka reklaamiti kui Dracula losse, hiljem selgus, et mingit seost Draculaga tegelikult ei ole. Aga ilus ja huvitav oli sellegipoolest ja andis väga palju juurde üldse sellisele Rumeenia tundmaõppimisele ja kultuuri tundmaõppimisele. Europassi ja Euroguidance'i office'is käisime ka. Ja siis erinevad inimesed tutvustasidki meile Rumeenia haridussüsteemi ja nende karjäärinõustamise süsteemi ja siis seda karjäärinõustaja rolli. Et see minu jaoks nagu oligi võib-olla see, mis meelde jäi, et nüüd Anu võib siis järgmise slaidi ette panna. Jah. Kõigepealt, mis võib-olla erinevus on nüüd Eestiga, ongi see, et iseenesest nad nõuavad, et karjäärinõustajal oleks psühholoogiline haridus. Nende akrediteeriv asutus on siis psühholoogia instituut, vist oli või kolledž, aga umbes pooltel ei ole tegelikult seda akrediteeritud seisundit seal siis, et nad töötavad ka kõik peamiselt koolides või ülikoolides. Ausalt öeldes ma küsisin, kas neil on täiskasvanute karjäärinõustamine olemas ja ma sain vastuseks, et ei ole, aga ma kahtlen selles, nii et ma ei tea. Et võib-olla meil lihtsalt oligi nii koolipõhine lähenemine, aga jah, me rääkisime nagu ainult koolinõustajatega ja koolis nõustamisest, mis oligi siis tegelikult see whole school approach. Mida nad hästi rakendavad seal. Karjäärinõustajad on sageli siis peamiselt ka õpetajad, et nad täidavadki 2 rolli
ja nende kõige suurem fookus ei olegi võib-olla siis sellel karjäärinõustamisel, vaid üleüldse sotsiaalemotsionaalsete oskuste arendamisel. Mis minu meelest on huvitav ja hästi vajalik tegelikult ka, sest et laste puhul, kes üldse hakkavad oma karjääri arendama ja mõtlevad, kuhu edasi minna, et väga sageli käib see ju käsi käes tegelikult nende sotsiaalemotsionaalsete oskustega ka. Siis nad teevad sellist traditsioonilist karjääriõpetust ja nõustamist, karjääriõpetuse tunnid on lausa ja individuaalsed nõustamised, grupinõustamised, eraldi nad tõid välja ka, et klassiruumis nõustamised, et nagu klassikaupa, ma ei saanud aru, mis erinevus on siis klassinõustamisel ja grupinõustamisel, aga küllap seal mingi erinevus siis nende jaoks oli. Siis nad koostavad igasuguseid metoodilisi ja hariduslikke materjale. Nad töötavad erivajadusega õpilaste kaasamisega, teevad ennetustööd väljalangemiste ja kiusamiste ja sellise nagu ka vägivalla vähendamisega. Ehk siis nad töötavad ka tegelikult kogu selle kooliperega, kuhu kuuluvad lapsevanemad, õpilased, kooli enda personal ja võib-olla siis mingid partnerasutused ka veel, eks ole, sinna juurde. Et kui juba vaadata seda kirjeldust, see on nagu metsik tegelikult, millega nad tegelevad. Väga muljet avaldavad tööd teevad ja nad teevad seda ikkagi väga suure missioonitundega. Mis ma siia tahtsin veel juurde öelda? Ja see viimane kooli ja õpilaste vahelise sobivuse toetamine siis on see ka veel, et õpilane üldse saaks aru, mida koolis temalt oodatakse. Et see on seotud tegelikult väljalangemisega. Toodi välja siin näiteks õigusteaduse instituudis, et nende väljalangevus on 45%, mis on ka tohutu suur number, et kui juba vaadata ülikoolis. Ja nad ise tõid selle põhjuseks siis, et võib-olla on see nagu liiga selline jäik ja vanakooli lähenemine. Ja teisest küljest võib-olla selle, et õpilased siiski ei ole õppinud õppima. Ja selle ülikooli karjäärinõustaja roll on võib-olla siis natuke selline mentori roll rohkem, et ta ei olegi seal nii-öelda nimetatud tegelikult karjäärinõustajana, vaid ta on mentor, kes aitabki õpilasel aru saada, mida tal on vaja siis, et selles koolis püsida, mida temalt oodatakse, kuidas ka õppida, et see õpioskuste arendamine oli ka üks nende tööülesannetest. Ja et aidata siis võib-olla ka ülikoolidel ja koolidel aru saada, et aga mida siis see tänapäeva õpilane, õpilaste profiilid ju ka muutuvad, et mida sellel õpilasel on vaja siis, et ta seal koolis ka saaks püsida. Nii, aga võime edasi liikuda. Peamised väljakutsed, ongi seesama haridustee katkemine, see on väga suur probleem neil. Lisaks nüüd sellele, et on võib-olla see lõhe selle õpetamise ja õpilase ootuste vahel. Nagu te ilmselt teate, Rumeenias on hästi selline majanduslikult väga erineval tasemel olevad piirkonnad. Et seal on maapiirkondades näiteks väga vähe karjäärivõimaluste nappus maapiirkondades, et seal on raske lihtsalt karjäärinõustamist ka läbi viia, ei olegi nagu eriti mõtet, sest seal ei ole mitte mingisuguseid valikuid, kui inimene sinna piirkonda jääb. Ja kui noored näiteks on selles ringis seal juba sees, et kogu sinu pere, kogu sinu suguvõsa elab seal selles piirkonnas ja ma ei tea, nad ongi siis lihttöid, nad teevad juhutöid, eks ole, et tal ei olegi seda haridust tegelikult vaja, tal ei olegi vaja seda kooli lõpetada, sest et sellega ei ole mitte midagi lihtsalt peale hakata. Siis tuleb see digitaalne lõhe koolide vahel juba ka, et samamoodi piirkondlikult maakoolides on vähem võimalusi, sinna ei taha ka õpetajad tööle minna näiteks, kuna seal on rasked tingimused ja karjäärivõimaluste mõttes ka võib-olla ei ole see siis nii selline atraktiivne koht. Suur väljakutse seal. Ja alarahastus ja nõustajate ülekoormatus, et need on ilmselt ka meie probleemid siin natukene, aga seal nüüd siis on eesmärk oli 6% sellest GBT-st, aga tegelikkuses rahastus on ainult 2,2%, mis on nagu siis väga tugevalt ikkagi alla selle, mis neil plaanis on. Mis tähendab, et
nõustajad on ka ülekoormatud, et riiklik norm on, et 500 õpilast nii-öelda siis selles portfellis nõustajal, aga siin üks nõustaja ütles, et temal on koguni 1600, et jällegi tohutult suured arvud. Aga nad teevad, nagu ma ütlesin, suure missioonitundega ja nad ütlesid ise ka, et aga on ju vaja teha, et eks me siis teeme. Et mulle avaldas väga suurt muljet see, kui pühendunud nad olid. Tugispetsialistidest on ka puudus, nagu meilgi, samasugused väljakutsed, et ei ole igas koolis logopeede, sotsiaalpedagooge ja psühholooge. Et see karjäärinõustaja siis tegelikult peabki täitma ka kõiki neid rolle, lisaks veel olles siis õpetaja, on ju. Siin eelpool oli juttu kutseõpetusest. Rumeenias toodi ka välja see, et kuna me tuleme ka siis sellisest Nõukogude blokist, on ju, et võib-olla on pandud palju rõhku teoreetilisele haridusele ja see on populaarsem kui oskustööliste või oskuste õppe kutsekoolis. Ja praegu siis oskustööliste puudus ka neil on ja nad üritavad arendada ka seda töökohapõhist õpet, et see duaalõpe nagu Saksamaa näitel. Ja no loomulikult on jah, kasvab siis vaimse tervise probleem ka, millega ka tegeleb suures osas ikkagi siis karjäärispetsialist seal koolis. Nii, ja mis olid minu olulisemad tähelepanekud ja sellised üllatusmomendid ongi see, et kui palju nad tegelevad tegelikult just nende selliste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamisega õpilaste juures. Ja kui loogiline kõlab selle kõrval siis see, et karjäärinõustajal oleks psühholoogi haridus ka, et see on kuidagi nii enesestmõistetav. Siis nad arendavad, eks ole, tervise, ettevõtluse ja õpioskuste arengut, muutustega kohanemist, infotöötlemise oskusi, et jällegi väga tänapäevased ja hästi praktilised oskused, mida läheb tegelikult päriselus vaja lisaks sellele teoreetilisele haridusele, et nad ka rõhutasid väga palju just liikumist praktilistele asjadele mitte ja eemaldumist sellest teoreetilisest haridusest. Õpilasi kaasatakse väga palju vabatahtlikusse töösse. Natuke see on võib-olla vajaduspõhine, kuna nad ise on nii ülekoormatud, et siis nad peavad nagu tegelema, võib-olla nad teevadki hästi palju projekte kuidagi, et õpilased käivad vaesemates piirkondades, võib-olla mahajäänumates koolides teisi abistamas, nad teevadki sellist vabatahtlikku kogukonna tööd. Aga oma koolisiseselt ka näiteks, et jõulupakk, eks ole, ei ole see, et ma oma klassis tõmban selle Secret Santa, et kellel ma paki teen, vaid see võib olla ükskõik kes tervest sinu koolist ja siis sa pead minema selle õpilase üles leidma ja temaga tutvuma, et leida, mis talle meeldiks ja siis sa teed talle selle paki. Mis minu meelest oli ka väga ilus algatus, et see on selline kaasav ja võib-olla ennetab kiusamist ja tekitab sellist kogukonna tunnet ja kuuluvust ja seotust omavahel, et selliseid neid oli igasuguseid tegevusi seal välja mõeldud. Ühes koolis oli ka õpilase algatus, kus õpilased ise olid leidnud, et selline vaimse tervise probleemidega tegelemine on võib-olla natukene tagaplaanil nende koolis ja siis nad tegid ise sellise tugigrupi õpilastele, kus nad said koos käia. See kooli nõustaja oli siis selline nagu mentor või ta lihtsalt aitas neil nagu organiseerida, aga kogu seda asja tegid läbi õpilased ise. Ja see õpilane, kes seda seal vedas, siis ta läks ka psühholoogiat õppima, aga kas ta jättis selle pooleli, ma ei mäleta, miks ta selle pooleli jättis enam, aga ma ei tea, võib-olla sa mäletad. Jah, aga ta läks siis valis midagi muud sinna asemele. Ma ei mäleta ka enam, mida ta valis, et see oli tegelikult väga huvitav, mis ta rääkis sellest. Kahjuks nii palju infot oli, et kõik ei jäänud meelde. Turundus minu arust, mida ta läks edasi õppima. Aga selle eripära, ma korra segan, oli ka see, et nad viisid neid tugigruppe ise läbi, et ühtegi täiskasvanud polnud juures. Et siis oligi keskkool, kus siis toimus selline vaimse tervise vestlusringid noortelt noortele. Ja nad kasutasid ise ka seal erinevaid metoodikaid, mida siis see mentor aitas neil ette valmistada.
et see oli, nad olid ise väga üllatunud, kui suure positiivse mõjuga see oli ja kui populaarseks see osutus. Jah, aga siis kahjuks, kui need õpilased lõpetasid, siis nad ütlesid, et see ei ole sellist hoogu enam sisse saanud, sest et selliseid kirglikke eestvedajaid seal nagu juurde ei kasvanud sellest, aga vajadust nad endiselt näevad. Nii, ja siis üllatas mind väga ka Rumeenia riigina, et tegelikult me läksime sinna mõlemad suhteliselt kõrgete eelarvamustega ja mitte väga kõrgete ootustega. Need kõik said ümber lükatud ja see kogemus oli lihtsalt fantastiline. Rumeenia on väga ilus, väga selline majesteetlik ja imeliselt lõhnav riik ja kus on väga maitsev toit, väga sõbralikud inimesed, et meie vastuvõtjad siis olid ka ääretult toredad ja sellised ütleks loomingulised inimesed et me lähenesime kogule sellele programmile, nagu te ütlesite, et kui oled Rumeenias, siis elame Rumeenia tempos, mis tähendaski, et me pigevalt nagu olimegi kuskile, jäime hiljaks lihtsalt. Aga see kõik oli okei. Nii, aga nüüd ma annaks siis Anule sõna. Aitäh, Reelika. Ma selle juurde kohe ütleks ka, et me tõesti tegime selle vea, et me võtsime valed prillid kaasa. Ja kohe saime esimesel päeval ikkagi nataki vastu sõrmi, et tuleb oma prillid koju maha jätta. Mitte siis need füüsilised prillid, aga mentaalsed prillid. Ja tegelikult esimese päeva õhtuks me olime juba pahviks löödud, et kui sisukad ettekanded olid, kui hästi kõik olid ette valmistanud ja tõesti, see oli mega intensiivne programm, aga see intensiivsus ka kuidagi lähendas meid ja tõesti see professionaalsuse tase oli tegelikult hämmastav, et need inimesed, kes meiega seal olid ja neid oli päris mitu, ikkagi olid täielikult pühendunud sellele õpirendele ja meie kogemuse loomisele, et ma ei tea, Reelika, sa võid kinnitada või ümber lükata, aga meid ikkagi kanti väga palju kätel. Et kõik, mida me professionaalselt tahtsime ja isiklikult siis kõige eest hoolitseti. Ja kõik küsisid, kas te tunnete Margit Rammot? Jah, Margit Rammast me rääkisime väga palju iga päev. Nii, ma korraks lõpetasin slaidide jagamise. Ma juba siin sõna võtsin, aga tahan ka ennast tutvustada, et mina olen Anu. Ja palun korra kõigil mikrofonid sisse panna, et meid on ainult 8 alles jäänud. Kohe näen, kuidas need nupukased tulevad sealt. Tere! Kuna meil on pikk seminar olnud, siis muudan korraks lihtsalt tempot. Ja mul on selline lihtne küsimus. Ma tõstan üles oma käe. Mis mul siin on? Käsi. Käsi. Mis mul veel siin on? Käe ümber on mingi kaunis ehe. On. 5 sõrme. Sõrmed, rusikas. Mis Peidus veel? on peopesu. Mingi saladus on peo sees. Saladus. Väga hea. Kas tuleb veel mõni arvamus? Liis ütles midagi. Mina ütlesin ka saladus, aga ma nüüd ütlen üllatus. Üllatus. Mul on siin teie tähelepanu. Aitäh. Nüüd ma võin edasi jagada. Väikeseid praktilisi tööriistu me saime sealt, meie päevad olid täis. Et kui me Reelikaga läksime soovides, et saaks mõne sellise hea tööriista ise endale, siis minu vihik on ikkagi täis kirjutatud selliseid väikeseid nippe, trikke. Ja kuna mina olen vabakutseline, siis minu ampluaa ongi ju noortest täiskasvanuteni, siis mina panen kõik töösse. Nii et kui tavaliselt on, et hea, kui ühe mõtte kaasa võtad, siis siit sai ikkagi päris palju võetud. Ja meie õpirände teema oli loovus ja õpiränne, ma tahan ise öelda, et on üks parimaid viise, kuidas loovust arendada, sest see on ju oskus, aga tegelikult loovus on ka meelelaad. Et selline mindset, et mis sa nagu kaasa võtad. Et nagu ma ütlesin, siis me esimesel päeval ikkagi saime oma nataka kiiresti kätte sellega,
Võtsime oma eelarvamused kaasa aja kohta ja kommunikatsiooni kohta ja mille kõige kohta veel ja saime väga kiiresti aru, et tuleb kõigest lahti lasta ja peale seda hakkas meil väga-väga tore. Ja see programm läks ikkagi väga hästi käima. Ja õpiränne lihtsalt toob selle väga kiiresti välja. Nii et mina olen ülim õpirände fänn ja arvan, et see peaks igaühe sellisesse professionaalsesse pagasisse kuuluma. Et mitte ainult me ei soovita õpirännet, aga me ise ka kogeme seda õpirolli, seda ebamugavust, seda, et alates, et kuidas ma sinna lennu peale jõuan, kuni selleni, et kuradi kuum on ja ei tea, kust üldse midagi saab. Et kõik sellised inimlikud asjad ja need ühendavad meid ka inimestena. Ja siis saadki aru, et päeva lõpuks me oleme kõik samasugused ja igistame ka samamoodi, et kui väga-väga kuum on. Lihtsalt Eestist minnes ja kui viskab 30 kraadi peale, siis minul on ikkagi päris keeruline. Mina olen oma esitluse hoopis teistmoodi üles ehitanud ja jagan selliseid praktilisi, inspireerivaid asju, mis mina sealt kaasa võtsin. Võib-olla need kõige lemmikumad. Nii. Kui heli ei ole, Liis näitab mulle kohe, palun. See oli siis meie grupi liige Gide, kes on siis Taanist. Ja teda aitas siis Aurore, kes on pärit siis Prantsusmaalt, kes on ka meie Eesti programmis käinud, nii et oli suur estofiil ja meie suur toetaja. Ja ülesande enda sisu oli siis selline, et me saime Marcela käest igaüks sellised 5 salaülesannet selle oma väljasõidupäeval. Ja need ülesanded olid seal kõik siis, et tee pilt oma lemmikkohas või tee, ma ei tea, inimpüramiid rahvarohkes kohas. Et enamus need ülesanded olid nii, et oli vaja oma gruppi kuidagi kaasata. Ja igal ühel oli siis erinevad taktikad, et kes tahtis kiiresti kaelast ära saada ja kes leidis viise, kuidas meelitada, manipuleerida, mis iganes. Ja see siis oli Kire ülesanne, ta pidi tegema TikToki video ja ta oli ikkagi natuke nagu endast väljas, et ta pole ühtegi videot elu sees teinud. Aga Aurore, kellel on telefon käe külge kleebitud, otsustas teda aidata. Nii et see video on tehtud siis terve päeva jooksul, nagu te nägite, olid erinevad taustad ja algas sellest moonwalkist ja see, mis seal lõpus oli, seda meie nägime alles videost, et see kuidagi tehti nii salaja ära. Ja Aurore aitas talle siis selle kokku panna. Et kuidas tulevad eri riigi inimesed erinevates vanuseklassidest, erinevate oskustega ja paned kokku ja tuleb ikkagi selline asi, et me olime kõik täiesti pahviks löödud. Ja selliseid üllatusi oli meil seal teisigi, kellele tulid välja mingid salaoskused. Ühesõnaga, et see on selline väike ülesanne, mis tegelikult muutis kogu päeva tempot, kogu päeva meelsust, et kui muidu oli see, et täna on natuke siuke turistikam päev, et käime küll mingites koolides, aga palju saab bussis istuda, siis päeva lõpuks me olime ikkagi, mulle tundus, et toimus see grupiteraapia, et kõik unustasid oma spetsialisti rollid, juhi rollid, uurete rollid ja olime lihtsalt üks kamp teismelisi, kellel oli väga-väga tore koos. Nii et kellel on vaja ikkagi täielikku sellist head vaimset restarti, siis tasub see Rumeenia endale sinna listi panna. Ja fun fact on see, et mina ju tegelikult ei kandideerinud Rumeeniasse. Et minul õnnestus minna tänu sellele, et keegi teine ütles ära. Ja nii, et siis mina kogu aeg käisin, et huvitav, et miks ma siin olen. Ja ma arvan, et
ma sain selle vastuse, et miks ma seal olema pidin, et ma võtsin terve posu inimesi endaga kaasa ka. Siis see on üks teine selline väike harjutus, mis me tegime esimesel päeval. Meile anti siis igale ühele, et vali 3 spagetti ilma ühegi selgituseta. Ja nendest spagettidest siis tuli 3 minuti jooksul teha oma karjääriteekond. Need on kõik karjäärispetsialistid, kes on neid pilte siin teinud. Ja see oli väga huvitav, kui erinevalt me neile lähenesime ja me võtsime ka aega, et igaüks saaks oma pilti selgitada. Ja erinevus oli kuni selleni, et spagette tohib murda. Et reegleid ei olnud ja siis, kui palju reegleid on meie peas. Ja kui oli nii-öelda teooriale baseeruvaid asju, nagu õpiastmed või trepid, nii-öelda elujooni, aga oli ka väga-väga loovaid lähenemisi, nagu te siit näete. Et kuni selleni, et see on üks sild ühest kohast teise. Ma panin siia ka selle kirjelduse, et kes tahab pärast vaadata. Ja 3. selline, see on võib-olla kõige sellisem suurem programm, et see on Iirimaalt, nagu ma ütlesin, Iirimaa inspireeris ka väga meid, et ka nemad tulid väga teoreetiliste esitlustega. Ja ma ei ole päris kindel, kas ma sain sellest 100% õigesti aru, aga see mõte mulle väga meeldis. Et nii nagu Rumeenias, siis ka Iirimaal on teatud piirkonnad, kus on rohkem kaasatusega probleeme, et vanemad ei näe hariduses või karjääriteenustes erilist väärtust ja ei julgusta lapsi kooli minema. Siis Limerikis on selline intensiivprogramm 7–12-aastastele lastele, kus nad siis tegelevad STEAM-iga ehk siis teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika. Et tavaliselt meil see kunst sinna juurde ei lähe, on ju. Et see oli juba väga huvitav. Ja selle programmi jooksul, kui lastel on sellised nagu intensiivnädalad, siis tehakse ka selline õhtu koos vanematega, karjääriteemaline. Ja vanemad tulevad sinna loomulikult vabatahtlikult. Ja eesmärk on siis luua sellist ühist sõnavara ja väärtusruumi, aga saada justkui ka need vanemad kätte, et kellega rohkem on vaja kohtuda. Ja see pilt on siis üks selline pusle, mis lapsed peavad seal kokku panema. Ja need põhiväärtused, millele siis selle õhtu jooksul keskendutakse, on oskused, ehk see, milles sa oled hea, anded, et võimed, mis tulevad sulle loomulikult, huvid, mida sulle meeldib teha ja mille kohta õppida, väärtused, mis on sulle elus tõeliselt olulised, kired, huvid, mis on tõeliselt südamelähedased ja isiksus. Ma tõlkisin selle suhtumine elusse, aga neil oli minust väga ilus ütlus, et a way of being in the world, et see, kuidas sa oled elus. Ja siis selle õhtu jooksul nad toimetavad koos, aga ka eraldi, et midagi lastevanematele ja midagi nagu lastele samal ajal. Et see tuletas mulle natuke sellist Rajaleid ja aegset lähenemist, et kus me saime ka ikkagi vahest lapsevanemate õhtuid ka teha. Ja see tuli ka meil Rumeenias väga välja, et sa võid seal koolis kas või pea peal seista ja kõige vägevamad karjääriprogrammi teha, aga kui lapsevanem ütleb, et ei, tema jääb nüüd koju, meil on vaja tööd teha, siis on väga raske selle vastu nii-öelda kuidagi toime tulla, on ju. Et see lastevanemate lähenemine oli kuidagi oluline. Keda huvitab, siis võib minu käest küsida, et Lorraine, kes oli selle eestkõneleja, et lubas oma kontakti jagada ja võib tema käest otse ise juurde küsida. Ma näen, et Margit juba kirjutab, nii et tal on kindlasti mõtteid. Ja see on siis meie grupp.
meil on tuhandeid pilte meie WhatsAppis. Üks loomingulisem kui teine, et kui esimese päeval on kõik sellised viksid ja viisakad, siis aina lõbusamaks meil läks. Et tõesti sai selline loominguline avatud punt kokku. Ja midagi selles on, et kui on hästi intensiivne programm, siis kõik voolavad kaasa. Et ei tulnud ühtegi pirtsutamist ega ma ei tea, kurtmist, et lõpuks me olime kõik sellised matkasellid valmis seal. Ja hästi inspireeriv oli see, et meil oli ka Ukraina osaleja, et Ukrainas on ka siis värske Euroguidance paigas ja seal on siis, nad on asutanud detsembris karjäärinõustajate ühingu ja siis selle ühingu esinaine oli meiega, et üli äge naine ja tõi meile ka võib-olla selle reaalsuskontrolli sinna, et see, et kusagil on sõda, ei tähenda, et töö jääb seisma, vaid seda olulisem on see töö, mida me praegu teeme. Ja võib-olla teine suur mõte, mille mina kaasa võtsin, on, et kuna meil oli Taanist ka osaleja Holstervoost, siis Rumeenial oli Taaniga üks projekt aastal 2000, kus paarkümmend karjäärinõustajat, võib-olla Reelika teab täpsemalt, said väljaõppe Taanis Holstervoo tehnilises koolis karjäärinõustamise väljaõppe ja nendest on nüüd saanud koolitajad, õpetajad, süsteemiarendajad, uurijad, et milline efekt on olnud ühel väikesel projektil. Ja kui süsteemseid ja õigeid otsuseid on nad pikas perspektiivis teinud, mis siis, et ressurssi ei ole. Et see võib-olla tuletas meile meelde ka seda, et asjadel on mõju, ei tohi alla anda, ei tohi ainult veriseda, vaid tulebki mõelda, et aga kuidas saaks. Et ka väike uuring või projekt võib olla pikas perspektiivis väga-väga mõjukas ja tegelikult kujundada terve riigi karjääriteenuste süsteemi, on ju. Ma arvan, et see on midagi, kui meile nagu kohale jõudis see, et kust sai alguse ja kus me täna oleme, et kui suur tee on nagu ära käidud. Ja nii, et Rumeenia õpetas meil ikkagi see, ma arvan, kõige rohkem seda, et ei tule keskenduda sellele, mida ei saa, vaid aga kuidas siis saab. Et kuni selleni, et kui kohalik omavalitsus või riik ei ole võimeline midagi tegema, kas siis korruptsiooni tõttu või mingite, ma ei tea, valimised on tulemas, mis iganes, et vahest see tugi nagu kaob ära seal taga, siis tuleb mittetulundussektor tuleb appi. Et seal on näiteks Save the Children, kes on väga suur partner, kuni selleni, et ma saan aru, et nad vist isegi meie akadeemia mingi bussi maksid kinni, et aitavad samamoodi materjale teha, et nad ise kutsusid, et nemad on nagu Robin Hoodid, et ei ole asja, millega nemad toime ei tule, kui on vaja teha laste pärast. Et see on võib-olla kõige selline, kuidagi läks väga südamesse, et meil igal ühel on hääl ja kui me seda tööd juba teeme nagu siis hästi ja mõjuga. Peeglike seina peal, mis tänasest lõi uusi mõtteid, ideid su meelte real. Et see on siis küsimuste vastuste voor praegult. Ja see tegelikult on ka tõlgitud inglise keelest, et kuidagi ma nägin väga palju vaeva, et see riimuks, aga ei riimunud muidugi nii hästi kui inglise keeles. Kas keegi tahab jagada, küsida? Ma võtsin nüüd Liisi rolli üle, aga ma mõtlesin, et see on ju oluline osa sellest. Sobib väga hästi. Jaga. Jah, minu kord, jah? Jah. Okei. Suur tänu, Anu ja Reelika, et väga äge. Mina noppisin muidugi üles selle võimsa Taani õppekava, mis kõik arengud Rumeenias käima lükkas, et kas selle kohta võib-olla siin koha peal pikalt ei jää rääkima, aga igatahes tahaks sellest rohkem teada, et
me teame, kuidas meil Eestis siin akadeemilise väljaõppega on, et võib-olla on üks näide, mida siis esile tõsta. Te teate, meil oli värske uuringu tulemuste tutvustus, läks üles ka salvestus, nii et vaadake kõik Euroguidance'i Facebooki, kes ei saanud veebiseminaril ise osaledes salvestus olemas, aga et just, et see on see nagu, et kui nii ei saa, siis kuidas saab ja mind küll kõnetas see näide. No selle koha pealt ma ütlen, et seesama Kide, kes meil oli seal, tegelikult töötab seal samas Holsterboos, teadis kõiki neid koolitajaid ja samamoodi ma saan aru, Marcelal on see projekt täiesti ka alles. Et tema oli siis üks nendest esimestest. Selge, võtan Marcela nööbist kinni ja küsin, kuidas see õppekavas üles oli ehitatud ja kuidas nad sinnani jõudsid. Tänud. Marcela oli suur Eesti fänn. Jah, absoluutselt. Et nii kui me ei jäänud küll vaikseks mitte kunagi, aga siis ta ikkagi vahepeal, tal oli vähemalt paar korda päevas kusagil ära torgata, aga mis teil häda, vaata, te juba teete seda ja te teete juba teist ja kuidas te nii ägedad olete ja kuidas teil üldse nii palju energiat on ja kuidas te alla ei anna ja ühesõnaga oleme eestlastena vägevate naistena kuidagi eriti silma paistnud tundub. Ja, aga mina just kuulasin nende ühe vägeva projekti tulemusi. Ilmselt nad seal põrgatasid ka Careers 4.0, et kui Google'isse sisse peaks välja tulema, et seal oli nii veebiarendusi kui ühesõnaga väga palju erineva Plus ka tasandi süsteemseid mingi 5-aastane uuring on praegu näiteks käimas, kus on juba seadusloome sisse pandud. Et tõesti me kõigeni ei jõudnud, aga vahepeal oli ikka nagu käisime ühes koolis, kus ikkagi tuli välja see, nad seal haridusministeeriumis siis midagi aru, et tulgu siia põllule. Et siis, ja me oleme just tulenud haridusministeeriumist vaatama, et vau, et te teete nii vägevaid asju, et nii strateegiliselt, et siis said aru, et need probleemid on universaalsed igal pool, vahet ei ole, kui hästi või mitte hästi sa teed. Aga jah, nad kuidagi strateegiliselt väga õiges suunas minu arust praegu nagu liiguvad ja kasutavad selle momentumi ära, et karjääriteenused on praegu väga kuidagi au sees. Kas on veel küsimusi? Mõtteid? Me oleme Reelikaga muidugi natuke veel, ma arvan, purjus sellest kõigest, sest me tõesti ju alles laupäeval tuleme tagasi. Ja ma ei tea, kes mõtles, et meid Reelikaga kokku panna, aga ka meil see ikkagi läks väga hästi, kuni selleni, et 20 000 sammu päevas ei ole probleem. Et lõpuks leidsin inimesi, kes viitsib minuga kõndida, kuhu iganes vaja on. Ja, Margit. Ja minu teine märkamine ja tänu on nende lühikeste praktikate eest, mis on nagu väga lihtsad, väga lühidalt rakendatavad. Kindlasti loodan, et mõni neist jõuab sinna akadeemia praktikampsude kogumikku, eks ole, et saaks neid edasi jagada ja miks mitte ka natuke uitmõte, aga sellel Euroguidance'i konverentsil, mis nüüd Save the Date'ina on välja läinud, et 3.4. me Pärnus kohtume, et siukseid asju võiks sinna ka jõuda, et tihtipeale on ju, et ei ole täistundi või olgu siis seal kooliruumis või isegi mitu korda kliendiga kohtuda, et siuksed pisikesed asjad, mis on mõtestatud ja miks head ja niisugune lihtsate vahenditega, et need on väga-väga väärtuslikud rikastamaks seda tööriistakastikest ikka. Seda, kusjuures Rumeenias oli kogu aeg, et Marcela ei kannata üldse vaikust ja temal ikkagi tuli varrukast neid väikeseid, kuni see sama rusika asi kogu aeg. Nii et mina käisin ainult oma märkmikuga ja kirjutasin üles, sest mulle ka marudalt meeldivad see, ja see oli ka, miks ma täna neid praktikaid siia tõin, et ma teadsin, et me räägime hästi palju süsteemidest ja ülevaadetest, aga et igale ühele jääks midagi natuke näpu vahele. Ja nende metoodikatega on ikka see, et sa ei kasuta ju kunagi neid üks-ühele, vaid see paneb enda mingi mõtte tööle, et kuidas võiks kasutada, aga kui lihtsate vahenditega annab nagu kihvte asju teha ja seda energiat ja võib-olla meelsust nagu mõjutada. Kohvile kutsun kindlasti. Väga meeldiv ja tahame tänada ka Karjäärinõustajate Ühingut ja Euroguidance Eestit, et see kõik tegelikult ikkagi võimalikuks sai, et näeme ka seda, ikka käid teiste riikidega, et kui hästi meie eest on hoolitsetud, et meil on nii selge kommunikatsioon, me oleme väga hoitud, et tõeline rõõm ja väga hea on ka nagu uhke oma riigi üle olla ja ikkagi vahepeal öelda, et aga meil Eestis.
toimivad asjad nii, et tõeliselt äge. Aga jah, Reelikale ma ei öelnud, aga kes tahab rohkem kuulda, sest meil mullid on tõesti nagu mega palju, et siis kutsuge kohvile. Et ma saan aru, et Reelika tuleb ka kohe varsti Viljandisse, et kes tahab, siis võib ka tulla, et meil on siin Hansapäevad ja kohvikutöö täna. Nii et võime jutustada. Just, tulge Viljandisse ka. Just. Aga peeglike, et meil on siin täitsa 6 minutit, ja meid on umbes täpselt sama palju, nii et me saame täitsa võtta selle voli ja teha seda nii-öelda mikrofon lahti formaadis. Jah. Mis tänasest kaasa võtame? Kellel vähegi võimalik, võib mikrofoni lahti teha ja mõne märkamise öelda. Ja võib-olla korra seda juba ütlesin, aga nii nagu ma arvan, et vahepeal korra käis see haridusministeeriumi jutt siit läbi, et vahest õpetaja peaks jõudma nägema, kuidas need kõik see korraldamine ja uuringuid ja asjad, kuidas see käib ja samamoodi peaks inimesed käima põllul, kes neid teisi asju teevad, siis ma tegelikult arvan, et iga professionaal peab ikkagi käima mitte ainult nagu lugema mõnda head raamatut, aga käima samamoodi mugavustsoonist väljas, et see teeb meie klienditöö ka tugevamaks. Et saame ise siis aru, et kui ebamugavad on muutused ja uued keskkonnad ja kui pead uues kohas ennast jälle tutvustama, et see teeb meid ka professionaalidena lihtsalt nii palju paindlikumaks ja ma arvan tugevamaks, kui me käime õpirändes. Jah, mina olen ka nii rahul sellega ja ma olen eriti rahul, et me sattusime Anuga koos Rumeeniasse. Sõbrad terveks eluks, jah? Jaa, just. Ja. Mina tahaks unistada natukene, et unistama peab ju kõva häälega, et siis äkki on nii-öelda tõenäosus ellujõud on ikka suurem, ja see on selles, et tekiks akadeemia, ma ei tea, uus hüpe, et meil oleks karjääriõpetuse õpetajate akadeemia. Olgu siis riiklikult ja rahvusvaheliselt. Igati nõus. Katrin tegi ka mikrofoni lahti. Ja, et mina hästi tänan, et jagasite oma kogemusi, et oli hea võrrelda ja viimaste kõnelejate see nagu rõõm ja energia, et see kohe nagu tuli läbi selle ekraani, et kohe muutis enda päevaga selliseks kohe energiliseks, et läheks kohe teeks midagi. Selline vibe meil oligi seal kogu aeg, see oli lihtsalt, ma ei tea, see oli ebareaalne. Väga ebaeestlaslikult käitusime terve see aeg Rumeenias. Et minul ikkagi lõi välja kuldne retriiver vahepeal, kes tahab täitsa võõraste inimestega tänaval juttu rääkida. Nii et siin kohanemine Eestis on ikkagi võtab natuke aega veel. Ma näen, et Siiri on kirjutanud siin vestluses, et ta võttis näpu vahele. Tahad sa Siiri äkki öelda, mis sul seal näpu vahel on? Tere ja aitäh esinejatele kogemusi jagamast. Võtangi kaasa sellise üldist ülevaadet natukene ja siis mõne konkreetse vahendi võib-olla ka tulevikuks, mis siin nagu kõlasid, et kogun ka endale neid selliseid pisikesi tööriistu ja sain siit ka. Nii et aitäh. Küll Ali, on teil ka võimalust öelda mõni sõna? Ma ütleks seda, et selles suhtes peabki ära käima, siis sa näed, mis meil on hästi, mis meil on halvasti. Et selles suhtes, et see avardab tegelikult väga-väga palju seda silmaringi ja ikkagi selles suhtes, et kas saad midagi uut teada või saad sa midagi vana kinnitust või nii-öelda meeldetuletust, et selles suhtes, et ikkagi see maailmas ringi rändamine ja läbi isikliku kogemus, mitte et sa räägid teistele, mine ja käi ja proovi. Sa pead ise eeskujuks tegelikult olema, et sa ikkagi nii-öelda, kui oled ise säravate silmadega, siis on nii-öelda teised ka lõpuks ikka, et väga lahe ja aitäh kõigile tõesti. Super. Ja mina tahan öelda siin, mina teen vahepeal inimkatseid, et ka
on ju oma lapsed tuleb ka õpirändesse saata. Mida Tulen varem kaasa. lähevad, seda loomulikum elu osa see on. Tulen kaasa. Nii lühematele kui pikematele. Jah. Ja Eks need ajas kasvavad, kui alguses on amps, siis isu hakkab kasvama ju. ja seda ka. Aga tundub, et Lii praegu ei ole meiega ja meie aeg on ka hakanud nii-öelda viimast minutit tiksuma. Nii et tundub, et kohtume järgmise aasta akadeemia õpirändel. Siis kandideerimine algab juba novembrikuus meil suure tõenäosusega ja siis ampsud juba jällegi ilmselt mai-juuni, uued ampsud, aga enne seda veel mitmeid toredaid sündmusi, nagu Margit mainis, siis Euroguidance'i konverentsil hoidke silm peale ja kõige lihtsam on meie teemadega nii-öelda kursis ollagi meie Facebooki lehel, et Euroguidance'i Facebooki laikige ja siis näete, kus me kõik kohtuda saame ja oma kogemusi jagada, et kogemuste jagamised olid tõesti väga väärtuslikud ja igaüks oma kullatera kaasa kindlasti sai. Aitäh! Aitäh ja ma tahan ka öelda, et see on väga suur asi, et me tegelikult jagame kogu kogukonnaga, mitte ainult akadeemia omadega või igaüks oma organisatsioonis, et see on ikkagi väga suur väärtus ja saan aru, et see ikkagi ei ole enamuses akadeemia riikides tavaline. Sellega on ilus lõpetada. Ja